Räägin teile siis ühest Eestis olevast võõrliigist, Ameerika naaritsast. Ja kõigepealt meeldetuletuseks, et kuidas neid kahte liiki eristada, et alumisel pildil on Euroopa naarits, ülemisel on Ameerika oma ja siis Euroopa naaritsal see ülahuul alati valge, et Ameerika naaritsal ei ole, ta võib see alahuul olla, aga ei pruugi seegi olla. Ja lisaks on Euroopa naarits selline, siin on see pilt natuke välja venitatud, aga ta on sellise õrnevate ja naiselikumate näojoonteid, et see Ameerika naarits on selline tugev ja robustne. Otsa vaadates saab ka aru, kumb on kumb. Ja hästi lühidalt bioloogiast, et mõlemad on poolveelise eluviisiga väikekiskjad. Kodupiirkond on siis piki vooluveekogu kallast ja kaitsevad oma territooriumi liigikaaslaste eest. Ja see kodupiirkonna pikkus sõltub siis toidu rohkusest, et naarits eelistab, mink ka, et eelkõige siis kahepaiksed, selgrootud. Naarits eelistab väga vähki, kui seda leidub pisimetajad kalad. Et sigimishooaeg on septembrist mai alguseni, poed sündivad juunis ja järgmise aasta kevadeks on poed juba suguküpsed. Et naarits ja mink on suht sarnased kõige selles, aga erinevus on võib-olla selles, et mink on peaaegu kõiges nendes hoopis paindlikum ja tolerantsem, et samale jõelõigule mahub rohkem minke kui naaritsaid, et see võib olla seotud sellega, et mink on ka toidu suhtes vähem valivam, et ta ei ole nii spetsialiseerunud, et ta suudab kiiremini ümber spetsialiseeruda uuele toiduobjektile, kui näiteks talvel on veekogust raske toitu kätte saada, siis ta eelistab hea meelega pisimetajaid. Ja mingi looduslik leviala on siis Põhja-Ameerika, Kanada, Alaska ja seni siis mink rahulikult elas seal, kellegi ta ei häirinud mujal maailmas, kuni inimene otsustas, et nüüd on vaja mink kindlasti välja püüda ja karusloomafarmides kasvatama hakata. Karusloom on väga hinnaline ja nii ta siis üle maailma, mitte päris üle maailma, aga väga paljudesse kohtadesse maailmas leviski. Ja kui farmis peetakse väga arvukalt loomi, siis tahes-tahtmata seal loomad põgenevad. Kohati lasti teda ka vabatahtlikult loodusesse. Ning mink sai seal looduses siis edukalt hakkama, moodustusid looduslikud populatsioonid ja hakkas arvukalt paljunema ja soostama kohalikke liike. Et mul on üks slaid ka võõrliikidest, et tõenäoliselt selle sügiskooli jooksul te kindlasti mitmeid kordi kuulete, aga definitsiooni kohaselt on siis võõrliik see, mis just inimtegevuse tõttu on sattunud elama väljaspoole oma looduslikku leviala. Et enamus võõrliikid sureb selles uues keskkonnas välja, kuna keskkond ökoloogilised tingimused ei vastu tema nõuetele. Et ei ole kas saaklooma või siis haigused on, millele ta ei ole kohastunud enne. Aga siis väga väike osa nendest võõrliikidest saab siis väga hästi hakkama, hakkab jõudsalt paljunema, levima ning kohalikke liike välja tõrjuma. Ja siis muutub invasiivseks, et nagu muutus ka mink. Võõrliikidel on see 10% reegel ka, et ainult 10% sisse toodud liikidest jääb ellu ja siis neist 10% muutub invasiivseks. Ja mink siis muutuski invasiivseks ja viis peaaegu välja suremiseni Euroopa naaritsa. Aga Euroopa naaritsa hakkas tegelikult arvukus hakkas langema palju varem, enne kui mink üldse Euroopasse jõudiski, et Kesk-Euroopast näiteks täheldati, et 19. sajandi keskpaigas, mis oli Saksamaa ja Austria, täheldati juba, et mink on sealt välja surnud. Ja põhjused on paiguti erinevad sõltuvalt sellest, et mis parajasti kuskil toimumas oli, et enamasti oli suur metsakuivendus käsil, maaparandused, väiksed metsavalad tõmmati kuivenduskraavideks ja siis naarits kaotas oma elupaika. Toidurohkus vähenes seal ja samas oli suur küttimissurve, et siis naaritsa arvukus langes niigi madalale ja siis, kui veel 19. sajandi alguses toodi Ameerika naarits sisse, siis mink ilmus samuti
naaritsa elupaika, siis see andis nii-öelda lõpliku hoobi sellele naaritsa arvukusele. Aga ma lühidalt puudutaks seda, et miks mingi naaritsa välja tõrjus, et see on kõik ikka vahetuslik, aga et nagu ma alguses mainisin, et mink on nii-öelda bioloogias mitmes mõttes edukam naaritsast, et tal on suuremad pesakonnad, et ta saab tihedamalt pesitseda nii-öelda sama jõelõigu suhtes kui naaritsad ja ta on rohkem toidu suhtes vähem valim. Aga kõige rohkem peetakse ikkagi seda nii-öelda otseseid agressiivset kontakte kahe liigi vahel, et mingil on nii-öelda suuruse suhtes kohe eelis ja siis need viimased väited siin, need põhinevad just Valgevenes tehtud uurimuse põhjal. Väga palju ei olegi maailmas saadud seda mingi naaritsa suhet uurida väga, aga seal just väidetaksegi seda, et see agressiivne kontakt kahe liigi vahel, et see oligi põhiline, mis naaritsa nii-öelda arvukuse languseni viis, et täheldati, et emased ja isased naaritsad ilma mingita, nad eelistavad erinevaid elupaiku, et emased naaritsad on eelkõige väiksemate jõgede ääres, kui isased lepivad ka ojade ja kuivenduskraavidega. Tõenäoliselt siis sellepärast, et jõgede ääres on toitu rohkem ja emane suudab oma pesakonna üles kasvatada. Aga mink siis eelistab ka pigem nii-öelda neid suuremaid vooluveekogusid, kuigi minki leidub igal pool, aga siis minki eelkõige siis ajas emase naaritsa oma elupaigast ära. Ja tänu sellele elupaika uut territooriumi otsiv loom on ju paljastatud rohkem kiskjatele, tema toitumine on häiritud. Ja siis aja möödudes, kui mink ja naarits juba koos eksisteerisid, täheldatigi, et populatsiooni struktuur, vanuseline ja sooline struktuur naaritsal muutus, et vähenes emaste ja noorloomade osakaal, mis siis viibki kohe liigi arvukuse languseni. Kui ei ole emaseid, kes pesakond üles kasvataks ja neid üldse ilmale tooks ja siis noorloomi, kes nii-öelda uut verd. Ja seda vahetust toetab ka see, et leiti, et kui naarits ja mink koos eksisteerivad, siis naaritsate keskmine kehasuurus kasvab. Et kui oleks toidukonkurents põhiline, miks mink naaritsa välja tõrjus, siis oleks ju väiksema kehasuurusega isendid eelistatud olnud. Et siis seetõttu on tõenäoliselt ja Hispaanias tehti ka uurimus, kus leiti looduses surnud naaritsad, kes olid maha murtud teise samasugune kiskja poolt ja kelle see hammustus kaelas klappis nii-öelda mingi hammustusega. See on nagu mitmelt poolt see oletus kinnitus saanud. Aga ma korra puudutan ka teisi kärplasi, kes mingiga nii-öelda elupaika jagavad, et kas nemad ka on mõjutatud mingist, et saarma ja mingi kooselu on väga mitmel pool Euroopas uuritud ja enamasti on ikkagi leitud, et kui saarmas ja mink koos eksisteerivad, siis pigem, kes nagu kelle arvukusele see halvasti mõjub on mink, et mink on see, kes oma toitumist muudab, kuigi nende toidubaas väga otseselt ei kattugi, et saarmas pidavad eelistama rohkem suuremaid kalu ja mink siis eelistab pigem neid väiksemaid ja mink on üldse rohkem generalist, et ta ei sõltugi nii väga nendest kaladest. Ja ka elupaigakasutus ja aktiivsusperiood, millal mink nii-öelda toitu otsib, muutus peale seda, kui saarmas ilmus tagasi näiteks Suurbritannia uurimuse põhjal. Et kui enne mink oli aktiivne pigem õhtupoolikul, siis peale saarma arvukuse kasvu muutus ta nii-öelda hommikuloomaks. Ja täheldati ka seda, et mingi arvukus langes saarma kasvades. Ja samuti Põhja-Ameerikas, kus on mingi looduslik asurkond, et ka seal mink väldib nii-öelda saarmaga, et ta ei ela saarmaga samas piirkonnas või et seal on vist Ultra canadensis, kes seal on, aga tõenäoliselt
tehtud uurimuste põhjal võiks oletada, et Saaremaa arvukust Eestis mink ei mõjuta. Aga tuhkruga on natuke keerulisem lugu, kuna mõlemad on suhteliselt sama suured kiskjad ja toidubaas ning üldse elupaik neil kattub hoopis suuremal mahul, et eelkõige talvel, mis oli mingi poolast tehtud uurimuse põhjal, et on nende toidubaas väga-väga sarnane, et mõlemad spetsialiseeruvad pisimetajatele. Aga see kumba rohkem mõjutab, et see jäi nagu lahtiseks, et mõnes kohas tuli välja, et mink muutis oma käitumist, et just olles samas uurimuses, kus nende toidubaas väga kattus, siis mink muutis oma aktiivsusperioodi. Samas selles Valgevene uurimuse põhjal, kus vaadeldi mingi ja naaritsa suhet, siis seal vaadeldi tuhkrut ka, et seal tuhkru arvukus selle veekogu ääres, seal kus enne minki olnud ja peale seda, kui mink tuli, siis tuhkru arvukus langes ning samuti kahe liigi kontaktil mink ajab agressiivselt tuhkru ära. Tõenäoliselt nende kahe liigi suhe nii selgelt mõistetav ei ole, et kumba mõjutab. Et siin on võib-olla rohkem mängus. Tuleks nüüd naaritsate juurde tagasi, et kuidas praegu lood on naaritsaga, et Eestis on tegelikult naaritsi välja surnud, lihtsalt loodi tehiskeskkonda asurkond Tallinna loomaaia juurde. Umbkaudu on see praegu 100 looma, et põhimõtteliselt on see edukas, sigimine on regulaarne, suremus väike. Siin ehitati ka uussaadikute kompleks juurde, et tõenäoliselt saab seda asurkonda veel suurendada. Ja selle loomaaia populatsiooni abil luuakse siis juba aastast 2000 populatsiooniga Hiiumaale. Siiamaani on ta pidevalt vajanud tuge nende loomaaia loomade näol, aga möödunud aastal talv oli olnud äärmiselt soodne, kuna sügisel kaelustati 10 looma, siis kevadel mitmed neist taas püüti ja nad olid edukalt talve üle elanud ja kaaluski juurde võtnud, mis on siis talve üle elanud naaritsa kohta väga hea näitaja. Samuti leiti mitmeid pesakonde. Kui arvukuse kohta tahate küsida, siis ma tõesti ei oska vastata, et tõenäoliselt on alla 100 looma umbes. Nii, ja siis ka üks väike levikukaart, et see tumeroheline on see, kus naarits ajalooliselt on levinud. Siin need Venemaa populatsioonid on kõik kahanemad, siin on mink tugevalt sees. Siin see Prantsusmaa populatsioon on tõenäoliselt ka juba kadunud. Toona delta kohta naaritsal tõenäoliselt on olemas, minki väidetavalt ei ole. Aga mis olukorras naaritsa populatsioon, seal on väga raske öelda, siis seal on äärmiselt keeruline välitöid teha inimestega looduse tõttu. Ja Hispaanias, kui 90-ndateni oli asurkond umbes 500 000 isendit ja üpriski stabiilne, siis aastast 2000 tuli mink sinna sisse, naaritsa arvukus hakkas kohe langema, populatsioonid killustusid ja tänaseks ongi jäänud ainult siia Navarra kanti, kus ka juba mink vaikselt sisse tuleb. Need said küll LIFE projekti, et minki välja püüda, aga tõenäoliselt see on ikkagi lahendus seni, kuni raha jätkub, et kui mingi väljapüüdmine katkestada, siis see mink tuleb sinna väga kiiresti sisse, et selline kehv luu on naaritsaga. Ja mink Eestis, mink on jahiuluk, kellele võib jahti pidada aasta läbi. Väidetavalt on arvukus paiguti langenud, aga nii palju, kui ma uurisin, teadsin, et konkreetset seiret mingile ei tehta mingi seiret, et arvukust hinnata, aga nii-öelda juttude põhjal on see langenud ja võimalikud põhjused võivad olla just see, et Eestis tegelikult ei ole eriti farme enam, et on ainult üks Harjumaal ja siis väidetavalt Harjumaal pidavat ka arvukus nagu suuremana. Samas on meil tugev Saaremaa populatsioon, natuke räägitakse ka Leluudi-viirusest, aga see on ka natuke kahtlane sellepärast, et see uurimus, mis tehti, seal leiti väga üksikutel loomadel antikehi ja kuna nad on ikkagi üksidase eluviisiga loomad ja väga liigikaaslastega kokku puutuvad, kui tihe see viiruse levik oleks ja et
seni nagu kirjanduse põhjal ka arvatakse, et see on kahtlane, et see nagu mingi arvukust mõjutab looduses. Samas piiriveekogudel Piusal ja Koeval olevat arvukus siiski veel kõrge, et tõenäoliselt naaberriikidest sisse veel tuleb. Väga hea. Ongi viimased slaidid, et milline võiks olla mingi ja naaritsa tulevik, kõigepealt naaritsast võiks ju tekkida elujõuline populatsioon Hiiumaale, mis siis juba nagu selle aasta põhjal annab üha rohkem julgust sellele mõelda. Aastad ei ole samasugused. Võiks ka siis, ikkagi plaanis on populatsioon ka Saaremaale luua. Natuke seda juba proovitud. Tõenäoliselt need looduslikud asulkonnad Hispaanias, Hispaaniamad tõenäoliselt kahanevad, et kui siis ajutiselt naaritsat päästa või ei juhtu mingi ime ja Donau delta kohta tegelikult ei oska praegu väga midagi öelda, kuidas seal võiks asjad minna. Ja mingi kui meie võõrliigi tulevik, et seaduse kohaselt ei tohi ju võõrliike Eestisse tuua, välja arvatud just mink ja kährik, keda võib tuua teatud kogustes karuslooma kasvatustesse. Et ükskõik kui hästi need farmid ehitatakse, on ikkagi natuke kahtlane, et seal loom ei põgeneks, et nii palju kui seda kirjanduse põhjal vaadata, täpselt arvu, kui palju loomi farmidest põgeneb, seda ei teata. Aga nii palju, kui on tehtud uurimusi selles looduslikus asulkonnas väljaspool farmi, siis on leitud ikkagi, et see kodustatud minkide ja siis nende farmiminkide ja looduslike vahelised hübriidid, et nende arvukus on päris suur. Ehk siis see põgenemine on tõenäoliselt vägagi päevakohane, et kui väidetavalt ehitatakse põgenemiskindlad farmid, aga loomade arv seal farmis tõuseb ikkagi 10 000-teni, see on väga kahtlane, et sealt ühtegi ei põgene. Ja siis, et kui praegu meil mingi arvukus langemas, et kui farmad peaks juurde tulema, et kuidas siis ikkagi hakkab jälle mõjutama meie looduslikku mingi asulkonda. Ja siit nagu mõte, et kui inimene ei sekkuks, et kui ei teeks rohkem farme juurde, ei teeks mingisuguseid muid lisategevusi, et inimene kui sekkuks nendesse ökoloogilistesse suhetisse, et kas siis võiks mingi Eestis mingil ajal meie omaks liigiks tekkida, et ei mõtleks seda kui halvaks võõrliigiks, kelle arvukust võiks näiteks saakloomad ja kiskjad reguleerida, et tõenäoliselt naariks nagunii ei tule mandrile tagasi, et mink on siin juba olemas, et naariks mingiga konkureerima ei hakka. Et kas siis oleks võimalik, et mingi hetk võiks mink lihtsalt võtta selle niši üle ja siis me vaataksimegi, kui tore Ameerika, võib-olla lihtsalt mink, et mitte siis enam Ameerika naarits, kes siis oleks meie omalik, kelle me ei mõtleks alati, see on vastik halb võõrliik, kelle me peaksime maha näkkima. Samas on täheldatud hiljuti, et ondatra arvukus kasvab, juhtude põhine kõik, et väidetavalt mink üldse Eestis nii hästi kanda kinnitaski, et ondatra arvukus oli nii kõrge, et samuti võõrliik. Põhja-Ameerikast siis samuti. Ja et kui nüüd praegu mingi arvukus on madal ja hakkab ondatra arvukus kasvama, et kuidas siis see mõjutab uuesti mingi arvukast, et kas siis tuleb jälle mingi suur invasioon. Et nende mõttega ma lõpetaksingi.